Tervist! Täna vaatame otsa kahele kultuurilisele suurjuule, modernismile ja postmodernismile. Ja mis on siin kõige põnevam? See, kuidas üks 100 aasta tagune filosoofiline vaidlus mõjutab tegelikult seda, mida sa täna hommikul oma Instagrami feedis nägid. Tundeb uskumatu. Kohe seletan lahti. Okei, lähme siis kohe asja juurde. Oled sa kunagi mõelnud, et miks üks kunstiteos tundub kuidagi sügav, isegi traagiline, aga teine on, irooniline ja mänguline? Just see ongi küsimus, millele me täna vastust otsime. Mis on nende kahe maailmavaate tegelik erinevus ja miks see meile üldse korda peaks minema? Alustame esimesest revolutsioonist, modernismist. Kujuta korraks ette maailma, mis on just esimese maailmasõja audused selja taha jätnud, kõik vanad tõed, traditsioonid, usk, kõik on põhimõtteliselt rusudes. Ja modernism on justkui selle ajastud traagiline kangelane, kes seisab seal varemetel ja küsib, kuidas me siit edasi läheme, kuidas me leiame uuesti mingit tähenduse. Pärast esimest maailmasõda valitses tohutu pettumus. See vana usk progressi ja mõistusesse oli saanud ränga hoobi. Maailm ei tundunud enam loogiline ega korras. Ja see eksistentsiaalne kriis sundis kunstnike, kirjanike vanad reeglid lihtsalt aknast välja viskama. Nad pidid leidma täiesti uusi radikaalseid viise, kuidas seda uut killustunud tegelikkust üldse kujutada. Ja teate, mis sai selle uue liikumise lahingu hüüdeks? Ezra Poundi kuulus üleskutse, tee see uueks. Ja see polnud mingi tagasihoidlik sohutus, see oli käsk. See oli terve põlvkonna manifest, mis nõudis mineviku hülgamist ja täiesti uue kultuurilise keele loomist. Need punktid siin, ärge mõelge neist kui lihtsalt mingitest kunstilistest nippidest, need peegeldavad ajastu hingeelu. Näiteks fragmentaarsus ei tähendanud lihtsalt katkendlikku juttu, see sümboliseeris kaotatud ühtsustunnet, see oli meeleheitlik katse leida kaasest uus ausam tähendus, isegi kui see tähendus oli valus. Ja see sisemise killustatuse tunne ei tulnud tühjast kohast. Üks suurimaid mõjutajad oli Sigmund Freud ja tema teooria inimese meelest, mis on jagunenud iidi, ego ja superego vahel. See idee jagunenud minast sai modernistliku kunsti keskseks teemaks. Tegelased polnud enam ühtsid kangelased, vaid sisemiste konfliktide tallermaa, peegeldades just seda uut psühholoogilist arusaama. Aga nagu ikka, igale revolutsioonile järgneb vasturevolutsioon ja siin sisenebki areenile postmodernism. Modernismi irooniline noorem vend, kes vaatab oma vanema venna tõsis maailmavalu ja lihtsalt muigab. Teva ei ürita maailma parandada, vaid mängib selle tükkidega nagu Lego klotsilega. Ja siin ongi see fundamentaalne nihe. Kui modernism küsis, kuidas leida tõde purenenud maailmas, siis postmodernism küsib, aga mis siis, kui mingit ühtset suurt tõde pole kunagi olemas olnud? See on küsimus, mis pöörab kogu selle varasema otsingu täiesti pea peale. Ja see tsitaat illustreerib postmodernistliku mõttekeskset paradoksi lihtsalt hiilgavalt. See on sügavalt skeptiline igasuguste suurte tõeväidete suhtes, aga loob samal ajal omaenda absoluutse väite. Mida see siis praktikas tähendab? See tähendab seda, et uue loomise asemel hakkasid postmodernistid olemasolevat remiksima, parodeerima ja uude konteksti asetama. Näiteks pastiš on eri stiilide vaba kokkusegamine. Ja mis veel olulisem, piir kõrge ja madala kultuuri vahel hägustus täielikult. Andy Warholi supipurk võis olla sama tähendusrikkas kui Mona Lisa, või isegi tähendusrikkam, sest see kommenteeris Mona Lisat. Postmodernistide jaoks on need suured lood, olgu selleks siis religioon, teadus või isegi rahvuslus, lihtsalt inimeste loodud süsteemid, mitte mingid universaalsed tõed. Need on ainult üks viis maailma vaadata, mitte ainus ja õige viis. Okei, aga nüüd paneme nad vastamised näha, kuidas see ideede kokkuporge päriselt välja näeb. See tabel näitab seda konflikti ikka väga selgelt. Modernism üritab rusudest uut katedraali ehitada. Samal ajal kui postmodernism korraldab nende samade varemete vahel pidu. Üks otsib korda, teine naudib kaost. Ja see ongi võib-olla kõige olulisem erinevus. See on suhtumise küsimus. Modernism näeb killustatust kui traagilist kaotust, mida tuleb leinata. Postmodernism näeb seda aga kui vabanemist, mida tuleb täistata. Aga olgeme ausad, see kõik võib tunduda väga akadeemiline ja kauge. Miks peaks see sind üldse huvitama? Sest sa elad ja hingad postmodernistlikku õhku iga käär, isegi siis, kui sa seda ei teadusta. Vaatame mõnda näidet. Tõsielusarjad, see ongi hüperreaalsus. Piir tegelikkuse ja lavastuse vahel on nii hägune, et me ei teagi enam, mis on päris.
Või siis internetimeemid, täiuslik näide sellest, kuidas olemasolevat kultuuri võetakse, remiksitakse ja irooniliselt kommenteeritakse. Ja isegi see, kuidas me mõtleme oma identiteedist, see pole enam midagi ette antud, vaid pigem projekt, mille me ise erinevatest tükkidest kokku paneme. Ja see nihe on muutnud absoluutselt kõike. Kui sinu vanavanemate identiteet oli suuresti määratud nende töö, kogukonna ja päritoluga, siis sinul on lõputult valikuid. Sa lood iseenda loo kombineerides erinevaid stiile, tõekspidavisi ja huvisid. See on vabadus, jah, aga see võib olla ka päris kurnav. Aga kas postmodernism on siis loo lõpp? Sugugi mitte. Kõik ei arva, et see on hea asi. Ja kriitika selle suunas on üsna terav. Ja see kriitika on tõesti karm. Mõned nagu Frederick Jameson väidavad, et postmodernism on lihtsalt kapitalismi peegeldus, kus kõik, isegi iroonia, on muutunud kaubaks. Teised näevad selles ohtliku relativismi, mis õõnestab teadust ja ühiskondlikke väärtusi. Sest kui kõik on lihtsalt narratiiv, siis mis takistab meil uskumast ohtlikke valesi? Ja kas see pidev vanad ideede remiksimine tähendab, et me ei suudagi enam luua midagi tõeliselt uut ja sisukat? Ja see jätabki meid viimase mõttega, mis tuleb järgmiseks. Kui modernism oli tees ja postmodernism oli antitees, siis milline on süntees? Kas me elame juba postmodernistlikus maailmas? Mõelge sellele.